Today we're watching the skeleton. Guys going downhill head first at over 100 kilometers an hour. To me, that's dangerously close to stupid. Aitäh Jamesile, kes siis peab targemaks meie skeletoni vajadusi rahuldada. Aga tere hommikust Tallinna stuudiost. Täna on võistlustules kohe eriti palju eestlasi. Kell 11.45 alustab siis Triin Ojaste naiste 10 kilomeetri suusarajal klassikadistantsil. Kell 4 on rajal meie laskesuusatajad 20 kilomeetri distantsil. Need on siis Indrek Dobreluts, Kauri Kõiv, Talini Stepchenko ning Roland Lessingut asendav debütant Kalev Ermits. Ning kell 5 võib siis Eesti saada oma selle olümpia parima olümpiakoha, kui Viktor Romanenkov on siis stardis iluuisutamise meeste lühikavas. Teada on see, et 30 sportlast sinna starti sai ning võib-olla juhtub siis tänase päev, kui me saame oma selle koha kätte, aga veel parem oleks, kui Viktor Romanenkov pääseks 24 parima sekka ning siis on Eesti koht veel eriti hea. Aga minu kõrval on stuudios Aivar Kuusmaa, korvpallitreener. Räägi esmalt sina, milline on sinu suhe taliolümpiaga? Olümpia on ikka ju suur sündmus ja suur võistlus, et ma usun, enamik inimesi jälgib seda kas siis vähesel või rohkemal määral, nii et jälgin ja talispordiga praegu just mõtlengi, et erilist suhet ei ole, et pole kuskil trennis käinud, et võib-olla nii palju, et kunagi tänu võib-olla korvpallile sai ühe Eesti talisangariga sai koos Moskvasse sõidetud ja siiamaani sõprus püsib. Kes see oli siis? Alvar Levandiga. Sotši taliolümpia sellel aastal ei ole just eriti palju veel eestlastele positiivseid emotsioone pakkunud, et kas sa jälgidki ikkagi veel eestlaste esitusi või oled sa leidnud mõned muud alad, millele pöialt hoida? Ei, ütleme, et ikka jälgin ja kui võimalust on ja üle kantakse, siis pilk peale, aga ärme nüüd nii paandunud pessimistid ka ole, et sa mainisid ära, et kell 5 on võimalik, aga miks mitte kell 4, kui laskesuusatajad alustavad oma teekonda ja tuleb see äkki ja start või äkki Triin Ojast üllatab täna, et kõik on võimalik ju. Ja eks see sport on nagu kõik see majanduski meil, et kord on hästi ja kord on halvasti ja võib-olla praegu see aeg, kus lihtsalt ei ole kõige paremad ajad. Meil on hästi palju debütante sellel olümpial, tervelt 15 ja tundub vähemalt nende eilsete intervjuude põhjal, kus kahevõistleja Henrik Piho ütles pärast võistlust, et motivatsiooni polnudki, et kohati üllatav, aga mida sina näiteks just noorte treenerina ütled, et kus seda motivatsiooni siis leida, kui see on taliolümpia? Et siin juba hea on nüüd võimendada seda asja, kui sportlane annab intervjuu peale võistlust, et ma tean ise ka, et aeg-ajalt on öeldud niisuguseid asju, mida tegelikult sa tund aega hiljem peale võistlust ei ütleks. Aga ütleme, et kui spordiinimesele või siis inimesele, kes jälgib ja elab kaasa, siis parem kui niisuguseid laused ei tuleks, kus motivatsioonist jutt on, et minu meelest motivatsioon peaks olema olümpial ikka väga kõrge. Kas me siis paneme äkki debütantidele kas või liiga suured ootused või mida sa arvad just selle olümpia jälgides? Sport on karm, et üks võidab, ülejäänud ei võida ja et alati ei saa võitja olla, et vahest peab ka olema kaotaja, aga ootused igaüks paneb, alaliit paneb, rahvas ootab, aga selles mõttes võtaks võib-olla asja natukene teistmoodi, et kui nad on ikkagi oma need kvalifikatsiooninormid ära täitnud ja olümpiale saanud, siis me ei saa neile seda pahaks panna, et nad seal esinevad ja minu meelest ikkagi rõõm on vaadata, kui Eesti sportlased olümpial osalevad, et palju kurvem oleks see, kui meil saadetakse ka ainult 1 või 2 sportlast sinna. Nagu mõnel muul koondisel. Sellel olümpial on sul ka mõni selline meelisala, mida sa kohe kindlasti pead jälgima? Kunagi ei saa öelda, et peab jälgima, aga ma üritan jälgida laskesuusatamist hästi palju, sest see on põnev ala ja hoki on muidugi, mis siis naelutab teleka külge. Mida sa eilsetest hokimängudest arvad, kus vaesed lõunanaabrid lätlased siis pidid viimase 8 sekundi viskega kaotuse vastu võtma Šveitsilt? See on täpselt see sama, et kas nüüd ilmne ebaõnn, et seda viiki ei tulnud
et ju Läti oli nii lähedal ja lõpuks 8 sekundit enne mängu lõppu võetakse sult see ära, et eks spordis on õnne ka vaja. No täna on jäähoki areenil siis juba ka Venemaa ja Soome, et mida sa meie teistelt naabritelt ootad? Oi jumal, et ma ei teagi, mida ma ootan, aga ma ootan põnevaid mänge ja eile 2 mängu olid juba põnevad, et päris raske oli neid mõlemaid jälgida, sest ühel ajal olid mängud. Aga ütleme nii, et algul nagu jälgisin rootslasi, siis panin ära, kuna läksid ette, vaatasin Šveitsi-Läti mängu ja eks täna samamoodi ma arvan, et Venemaa on hirmsalt motiveeritud ja nagu treener Tretjaki ütles seal, et teil on iga mäng on nagu kulla peale heitlus, et ma arvan, et see koondis võib jõuda kaugele. Soomlased on alati suurvõistel hästi mänginud, et eks siis täna paistab. Kellele sa ise kõige rohkem peialt hoiad? Jah, hea küsimus. Ma tavaliselt olen hoidnud rotsadele. Miks? Ma ei tea, mul ei ole vastus selle lausele, aga millegi pärast ma olen nagu rootslaste poolt olnud. Kui olümpia veel siiamaani ei ole eestlastele positiivseid emotsioone pakkunud, siis korvpall seda küll, et teisipäeval siis Tartu Ülikool Rock jõudis Eurochallenge'is veerandfinaali ja sa ise oli teisipäeval seal mängul kohal, et kas selline korvpalli edu võib meil ka jätkuda, et mida sa ise selle mängupildi kohta siis ütled? Ei, ma tahaks loota, et edu jätkub ja et Rock purjetaks kaugele, et jah, me olime seal suure seltskonnaga, olime mängul ja isegi vist sai nagu Rocki peatreenerile lubatud, et kui Final Fouri jõuavad, siis äkki võtame, olenemata sellest, kus see toimub, võtame siis reisi ette, aga vaatame, ärme hakka ära sõnama. Aga see feeling, jah, see oli nii kõva, et ma arvan, et seda siin laua taga ei ole võimalik edastada, kui pead ise kohal olema. Aitäh sulle, Aivar, siia stuudiosse tulemast. Aga meie võtsime eile sõnasabast ja ka särgisabast kinni siis Kalev Cramo korvpalluritel Curtis Millagil ja Vlad Moldoveanul. Kas te teadsite, et Rumeenial on hetkel isegi eestlastest kõrgem võistluskoht? Nemad said nimelt laskesuusatamises 22. koha. Me küsisime nendelt 2 pallurilt välja küsimust, kumb rohkem valesti vastas, see pidi teisele kama serveerima. First question. Which Estonian basketball player has won Olympic gold medal? Tanase Sok, maybe? Yep. Correct. Wow. I do not even know that answer. I can give you a hint. Okay, I'll take the hint. He's Estonian team national team coach. Coach Martin from Kalev? Coach Sok. Oh, darn it. On which Winter Olympic fields Estonia has won the most medals? Cross-country skiing? Perfect. Slope. Cross-country skiing. Oh, wow. How many Winter Olympic golds has Estonia won? This year? Overall. I have no idea. Just guess one number. There cannot be like hundreds. 10. 0. Don't you judge me? Yeah, he won. They won 1 so far? Okay, explain me what is Nordic combined? I don't even know. You can guess. He didn't know as well, but he was just guessing. Something with snow. And something with skis. Bobsled? Or I don't know. I live in the hottest place in America. I don't have snow. Okay, explain me what is Nordic combined. Ooh, that's today too. I'm not really sure. Just guess. Just guess. But you are correct, it is today. I know it's today, I just saw it on the schedule. Not really sure. I'm assuming it's like... it's something with snow. No, it's like a biathlon come out with something, maybe? No. Nope. Here it is. What, it's scared for right here? Everything's new for you, as I understand.
What's the first opinion about it? Like when you see... Well, it looked like, some protein shake that we take for practice and after practice. So we will see. And maybe you're going to use it like later on as well. Yes, I'm going to present it to the champion who won today, my teammate Vlad. I got a milk commercial in there? Yeah. Your future bartender, Curtis Miller. Okay. Yeah. I'm making it nice and delicious for you. Thank you, sir. Come on, bartender, you're supposed to... That's enough, man. There you go. Thank you. Okay. Nice protein. Thank you. Wow, you actually like it. I don't mind it. It's not too bad. Good. As I saw, knowledge about Estonia and winter sports is not that good for you, Curtis. Oh, no, not at all. Like I said, I live in the heat, so I only know about the sun. No winter, no nothing. But winter sports for you, is it normal to watch Sochi Olympics, for example, or not? I'm not really a TV guy, so I'm sorry to say, Winter Olympics, I never looked at it before. I just know one American who's, doing something for the Winter Olympics. It's Shaun White. He came in 4th place yesterday. Disappointed, but it's okay. What about you, Vlad? Winter Olympics. Guys, so the Winter Olympics start tonight for me. So. But although Romanian sportsmen have been better than Estonian. Really? I had no idea. That I didn't know. Yeah, I watched the biathlon because we had the Romanian girl, Eva, in it, but I think she was like one shot away from finishing in the top 5. So, but I mean, she's getting older, so hopefully she has one more Olympics here, maybe next one. Jätkame oma rubriigiga Kolleeg teab ning minu kõrval on Martin Šmutov, meie veebitoimetuse juhataja. Tere, Martin! Tere! Täna rohkem kolleeg ei tea, aga proovime. No proovime. Räägiks alustuseks sinuga sellest eestlaste esinemisest, et kui väga paljud ka meie enda toimetuses enam ei raatsi isegi mitte sporditoimetuse poole kiigata, sest sealt enamjaolt ei kostu eriti toredaid sõnu, siis kuidas sina praegu meie olümpiat hindad? Silmasin täna hommikul pealkirju ja nägin, et Urmas Välbe räägib suusakoondisest ja kasutaks sõna, et see on katastroof. Mõtlesin, et tark mees, et ega ei saa ju vastu vaielda, et teab suusatamist ja tunneb ja siis lugesin seda pealkirja täpsemalt, oli kirjas, et Vene suusakoondise esitusest, et see on katastroof. Mõtlesin, et kui sa suudad kohe nagu oma peas Eestil üle kanda, et eks see 1,2 nagu ütle ka Eesti suusatajate kohta. Muidugi teine siuke indikaator, mida mina mõtlen, on see, et kui inimesed, kes vaatavad või kui mina tänavalt küsida inimestelt, et nimetage näiteks Eesti olümpialaste nimed, et mitmeni nagu jõutakse, et Veerpalus ei ole kumbki, et ja rohkem nagu võib-olla ei tulegi väga, et kuna me neid ei tea, et tegelikult see näitab ka mõnes mõttes seda, et mis nende tase on, eks ole, et eks ju Justin Bieberit laulane tead, mõnda teist laulane ei tea, siis see ongi see populaarse, kuivõrd ta on pildis, et kui naised ei ole pildis olnud, et võib-olla need tulemused nagu nii üllatavad ei olegi, et pigem on üllatav see, kuidas nad ise võib-olla oma tulemustele nagu reageerivad, et see on nagu selline asi, mis mind paneb nagu natukene rohkem jahmuma. No täna on võistlustules kohe päris palju eestlasi ja nagu me siin vaikselt toimetuses ka muigasime, siis äkki tuleb täna mingi 10 koht näiteks laskesuusatamises, aga sinu reaktsioon sellele oli kohe kõike muud kui rõõmustav. Ja tahan tunnustada meie kaamera taga olevad inimesi, kes kasutasid väljendit, et kui kuskil pauk tuleb, siis see on laskesuusatamises, et tõepoolest, et laskesuusatamises ma garanteerin vähemalt üks pauk on kindlasti loodetavasti rohkem ka, et kas see muidugi tähendab midagi selle kohta, kuidas eestlased seal sõidavad, on juba rohkem selline soovmõtlemine, et mingit lootust see olümpia küll seni andnud ei ole. Laskesuusatamine iseenesest muidugi superala, soovitan kõigil vaadata, minu lemmikala olümpialt ülekaalukalt kindlasti ongi see, et seal tõesti asjad juhtuvad
minutit ja sekunditega juhtuvalt muutuvad siis täpsemalt, et kõige ägedam ala, et aga eestlaste võimalusi väga ei usu, et on ju eestlased, kes on vahepeal laskekoondisest läinud koju, ei tea küll, mis põhjustel äkki midagi, tõsist kahjuks ei ole uuritud seda nii täpselt, et tulevad juba Šotsi tagasi ja need kommentaarid ka, et täna ei tahtnud ennast ribadeks sõita ja ei olnud mõtet rohkem pingutada ja mingi sellises toonis kommentaarid tekitavad küsimusi, et kui mitte nüüd ribaks sõita ja pingutada, et kus siis veel, et Eesti meistrused Alutagusel või ma ei tea, väga palju variante ei jää nagu. Sinu üks teine lemmikala on hoki, nagu ma olen aru saanud, et mida sa siis nende eilsete mängude kohta ütled, kus siis Läti sai väga kurva koosa kahjuks Šveitsilt ja Rootsi siis maades seal ka? Tuleb tunnistada, et teised ei vaadanud, jälgisin küll teksti ülekannet Ott Järvela esituses, kes oli Rootsi mängul koha peal, ise vaatasin uusi Briti seriaale, mis on välja tulnud, võtsin endale sellise enam-vähem olümpiavaba õhtu, et pärast nägin Anu Sääritsa kommentaaridega küll naiste rennisõidu kordust, ka väga tore ala tuli välja. Muidugi mitte nii tore kui laskesuusatamine või hoki, aga vaadata võis, et toredad hüpped. Aga mida ma hokilt ootan? Hokilt sa jälgitud tegelikult rohkem noorena. Pavel Bure ja siuksed mehed olid siis veel tegevad ja nüüd natukene vähem, et mulle need hoki maailmameistrivõistlused näiteks üldse ei meeldi ja üldse ei jälgi meelega, et iga aasta kõik ütles ka, et liiga palju on samal ajal, kui veel NFL käib, mis tähendab, et mingid mängijad tulevad, mingid lähevad, mõned mängijad ei saagi tulla, et ei ole vaata sellist parimate duelli, aga olümpial kõik kohal, eks ju, täis rivisse, see on natuke teine teema, et soovitan kindlasti alates veerandfinaalidest, soovitan kõigil vaadata kindlasti, et alagrupi mängud on alagrupi mängud. Aga mida oodata on lihtsalt ägedaid mänge. Tahaks ikka finaal võiks olla, nagu öeldakse, 8 lisaaega järjest. Et mehed pärast kukuksid, nagu on Wayne Gretzky seal autobiograafias oli kirjas, et ühe mängu lõppedes ei suutnud enam muskleidki taltsutada ja palun vabandust väljendi seest, aga lasi ennast täis. Aga mees oligi nii kurnatud ja pani nagu täiesti lõpuni, erinevalt siis vist Eesti sportlastest. Et seda ootaks hokiturniirilt, et sellist konkreetset favoriiti mul ei ole, et väga raske on kedagi välja ka tuua, Venemaa, USA, Kanada, et see läheb rohkem sinna Peep Pahvi pärusmaale, et kas Ilja Kovaltšuk või mitte keegi, eks ju, et tegelikult väga võrdsed meeskonnad, ma usun, et tahaks väga ägedat turniiri näha. Mida olümpia tähendab Õhtulehe veebitoimetuse jaoks, et nagu te kõik näete, siis mina pean iga argipäeva hommikul siin olema ja see on veebis, nii et see on kindlasti üks asi. Kindlasti 2 asja tähendab. Ühte tähendab sellist suuremat arenduste aega, et kuhu tuuakse juurde mingid vormid, mida varem ei ole olnud. Näiteks olümpiastuudiat, eks meil ei ole varem olnud või sellist igapäevastuudiat, täiesti uus vorm. Siis eile testisime siis esimest korda enda uut live kommenteerimise mootorit. Väiksed vead olid, aga need saavad kõik lahendatud kiiresti ja jälle uus asi. Ja niimoodi neid järjest tuleb, et see on nagu üks on arenduse pool, aga teine on tõenäoliselt selline pinge pool. Aga mitte siis niivõrd mulle kui sulle ja sporditoimetusele tervikuna, et kohe olümpia ei olnud vist ju veel avatudki, kui tuli esimene pommuudis, mis nõudis sporditoimetuselt väga kiiret reageerimist, umbes 4 kõnet korraga, 2 telefoniga, et need 2 asja, et üks on arendus ja teine on suurem pinge. Näete, nüüd ka teie saate aru, mis siis meie toimetustes toimub, aga aitäh sulle, Martin! Aga palun! Kui vanasti sai Venemaal kõike ühe vana Tallinna pudeli eest, siis nüüd Ott Järvela pakub teile hoopis midagi muud. Mis see on? See koht siin on Sotši olümpiamängude peapressikeskuse bussiparkla. Ning just selles kohas väga sageli, kus ajakirjanikud olümpiamängudel väga palju saalivad, tegutsevad ka märgikorjajad. Nende eesmärk on siis olümpiamärkidest endale võimalikult kirev kollektsioon kokku saada ning ühega neist läheme nüüd ka juttu ajama. Seda märgivahetuse asja veidikene täpsemalt selgitama oleme palunud Sergei, kelle jaoks on tegemist teiste olümpiamängudega. Esimest korda oli ta märgivahetusega tegelemas Torinos 2006 ja nüüd siis kodustel Sotši mängudel on ta samuti sama asjaga ametis ning kuna mis tal salata, Õhtulehe reporter on piisavalt noor, et vene keelt väga ei oska, siis me räägime inglise keeles, mida Sergei ka lahkelt oli nõus meiega vestlema. Sergei, how intensive is the business? How many badges have you changed so far? It's not so good. I have not so many pins and I am not so big collector, but
Sometimes I have some pins and good exchange. Some people want, for example, they offer 3 pins for 1, so it's good, sometimes very good. The most basic rule is that you're not allowed to sell or buy. You have to change. Is it true? Yeah, of course, yeah, right. Impossible to buy, to sell, only change. It's tradition and everybody do it. Nobody wants to sell, somebody want to buy, but collectors answer impossible. Only change, exchange, no other way. What are the most valuable items of your collection? What do you like most? Now I think it's set of CCTV pins from China, Beijing. It's very good looking, and for example, for one American pin, one American guy give me 3 CCTV pins, so it's very good and very good looking and beautiful. Okay, but now if I would like to change one of the Estonian pins, what kind of a country pin would you be ready to change it for? I think you can get every you try, but I don't know how will you do. Olgu siis öeldud, et Sergeiga läks mul kauplemine igati hästi. Näete, sain Eesti olümpiamärgi eest vastutasuks sellise jaapanlaste tehtud märgi, kus peal siis Tšeburaska ja Venemaa lipp, et Jaapani koondis pidavad seda jagama. Seal üks iluviga on see, et siin tagapeal on kirjas, näete, et Made in China, mis muidugi kehtib kogu maailma asjade kohta veel. Olgu öeldud, mis mul siis senise olümpiaks veel on õnnestunud koguda, siin on Andorra märk, äsja saadud, paar päeva tagasi õnnestus saada Brasiilia märk, selline on siis Eesti märk, see on Hispaania märk ning siin on veel ka Mehhiko 2010. aasta olümpiamängude märk ning olgu öeldud, mul mõned Eesti märgid on veel varuks, nii et usutavasti olümpia lõpuks on see kaelarihm veidikene rohkem neid erinevaid kulinaid täis ning siis on uhke ka Õhtulehe vaatajatele ette näidata, mida õnnestus seekord põnevat saada, mida eksootilisemad riigid, seda kahtlemata põnevam ning selles mõttes olen ma üpris õnnelik, et mul on siin juba Andorra, Mehhiko ja Brasiilia, mis teatavasti kuigi suured talispordimaad ei ole.